Tervitus kõigile. Kell on saanud 3. Mul on suur rõõm näha nii palju osalejaid personalitöö kutseeksami klubis. Ja mina olen Kärt Kinnas, Pare tegevjuht ja täna koos Pare kutsevaldkonna koordinaatori Kadri Läänega avame teile personalitöö kutseeksamite tausta ja räägime teile protsessist. Saate esitada igasuguseid küsimusi, mis teil sellega seoses on ja ma loodan, et näeme teid kõiki peagi ka märtsikuu kutseeksamitel. Aga alustuseks uuringi, et missugused mõttega te täna selle kutseeksamite klubisse siis tulite ja kui palju teist plaanivad kutseeksamile nüüd märtsikuus ka tulla. Ma panen teile ette polli ja vastake siis seal küsimusele, kui paljud teist plaanivad tulla, millisele tasemele kutseeksamit tegema. Ja täiesti okei on ka vastata, et seekord ei plaani tulla. Seal on ka selline variant olemas. Ja Tanel jagab polli meiega. Kas on poll näha? On näha? On näha. Ja, näha ja vastatud. Väga hästi. Super. No nii, kas kõik on jõudnud pollile vastata kenasti? Kas saame tulemusi näha? Tanel, igaks juhuks ütlen, et meie siin polli ei näe ega polli tulemusi, et äkki sa saad siis kommenteerida, missugused vastused on tulnud. Ja, mulle näitab, et ma jagan seda ilusti kenasti, aga ma siis räägin. Mingitel tehnilistel põhjustel meile ei näita, aga teised ilmselt näevad tulemusi, eks? Ja, anna siis meile ka märku, et meie ka teaksime. Võin öelda, et 22% on jah, plaanin on taotleda kutsetunnistust 5. tase, 9 inimest, 2 inimest on vastanud jah, plaanin taotleda kutsetunnistust 6. tase, 1 on märkinud 7. tase ja 29 inimest märkis, et ei tulin infot koguma, kuidas edaspidi eksamiks valmistuda. No väga hästi. Siis me teame, et mõned teist plaanivad tulla tegema ka eksamit nüüd märtsis enamasti 5. tasemele. Kas keegi teist tahab veel kommenteerida oma vastust? Vist mitte, aga siis ongi väga õige koht nii nendele, kes eksamitele tulevad, kui neile, kes tahavad eksamiks rohkem teada saada, et kuidas selleks valmistuda. Väga õige koht selleks tänane klubi. Mina olen kutsetunnistuse 7. taseme uhke omanik ja tegin kutsetunnistuse 2018. aastal. Ja ma pean ütlema, et kui on olemas oskused ja kompetentsid ja vajalik kogemus, siis ainuke takistus edukaks kutseeksami sooritamiseks on leida aega töömapi kokkupanekuks. Kui töömapp on kokku pandud ja see suur töö ära tehtud, siis ma arvan, et see on vast ligi 90% eksamist juba peaaegu tehtud. Et see on kõige keerulisem osa üleüldse eksamist. Aga samas see annab sellise väga mõnusa tagasiside sinule endale ka või selle töömapi koostamise käigus sa tegelikult süstematiseerid oma olemasoleva kogemuse ja see annab ka teatava annuse enesekindlust, et oled oma töös saanud päris muljetavaldava kogemuse ja omandanud nõutud oskused. Ja lisaks, kui lõpuks eksam on edukalt ära tehtud, siis ma usun, et see päris julgelt võib uhkust tunda, et eksperdid on kinnitanud, et sa oled oma töös kvaliteetne. Aga mõned kokkulepped enne, kui me edasi läheme. Ma usun, et kõik on juba Zoomi kohtumiste ja koosolekutega harjunud. Aga siiski kõigepealt ma annan teada, et me tänase kohtumise salvestame.
Ja seda selleks, et osad, kes täna osaleda ei saanud, nemad saaksid siis seda järgi vaadata. Teiseks, palun teil kõigil hoida mikrofonid ettekande ajal hääletuna. Kui te soovite sõna võtta, siis vajutage nuppu raise hand, et me saame seda siis jooksvalt jälgida ja täiesti vabalt võib jooksvalt küsimused lisada chatti. Ja alati on kõige rohkem igasugustel kohtumistel, klubides, võrgustikusündmustel osalemisest kasu siis, kui osaleda aktiivselt, küsida neid küsimusi, mis just huvi pakuvad ja täiesti okei on küsida küsimusi seinast seina, sest et selleks te siin oletegi, et rohkem teada saada, kuidas kutseeksamiks valmistuda ja milline see protsess üleüldse välja näeb. Aga võib-olla natukene avan teile tausta, et milline on üleüldse kutsesüsteem personalitöös. Kutsesüsteem on osa kvalifikatsioonisüsteemist ja selle eesmärk on siis siduda haridussüsteem tööturuga ja aidata töötajatel siis tööalaseid kompetentse arendada. Ja kutsesüsteemi alusel siis toetatakse haridussüsteemi, koostatakse õppekavasid, kutsestandardid on õpetamise aluseks nii koolides kui ka täiendkoolitustel, näiteks PARES. Ja võib-olla ta on ka selline enesearendamise tööriist üleüldse. Teisalt lubab ta ka võrrelda ennast, et missugusel tasemel ma üleüldse olen nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt. Ka Eesti kutsekvalifikatsioonisüsteem põhineb Euroopa kutsekvalifikatsioonisüsteemil ja seega rahvusvaheliselt tunnustatud. Nagu juba öeldud, kutsesüsteemi osa on kutsestandard ja personali töö kutsestandardid on 4 tasemel. Kutsestandard ütleb, milline on kompetentsus, et oma kutsealal edukalt tegutseda. Ja mida kõrgem on tase, seda mitmekesisemat kogemust ja laiemat kompetentsuse taset ka oodatakse. Personalispetsialist on siis tasemel 5 ja seal on võimalik ka spetsialiseeruda, kas siis värbamisspetsialistiks, koolitusspetsialistiks või personaliarvestuse spetsialistiks. Sellel tasemel on vajalik üldine arusaam kõigist personalitöö valdkondadest või siis, kui sa teed mingit spetsialiseerumist, siis selles valdkonnas sügavamad teadmised ja asjatundlikkus. Tasemel 6 on juba, võib öelda, et ta on selline vilunud personalijuht. Ta mõistab kõiki personalitöö valdkondi. Reeglina ta töötab kas väikse organisatsiooni personalijuhina või on keskmises või suures organisatsioonis personalipartner või siis spetsialiseerimise puhul ka valdkonnajuht, näiteks värbamisjuht, koolitusjuht või tasustamise valdkonnajuht. 7. taseme personalijuht on juba tippjuhtide partner ja personaliüksuste juht suuremas organisatsioonis. Tal on pikaajaline personalitöö kogemus ja ta juba tegutseb laiemalt kui oma organisatsiooni sees. Ta osaleb võrgustikutöös, ta esineb seminaridele, annab oma teadmisi edasi. Kõige kõrgem tase on personalijuht 8. tase ja see eristab nüüd 7. tasemest see, et ta on piiriülese kogemusega, et tal on rahvusvaheline kogemus kas siis Baltimaade organisatsioonis või veelgi laiemalt. Ja tema tegutseb oma organisatsiooni väliselt siis teadmiste edasiandjana,
lisaks Eestile ka teistes riikides ja sageli on ka ta arvamusliidri rollis. Ja kui te küsite nüüd või mõtlete, et milleks üleüldse kutsetunnistus, siis kindlasti on kutsetunnistus märk sinu kvaliteedist, et hindajad on valdkonna eksperdid, kes on vaadanud üle sinu töömapi ja kinnitanud, et sul on olemas vajalik erialane oskus ja töökogemus. Ja kui me mõtleme sellele, et täna on personalitöötajaid umbes 4000 ja nendest täna on 308 inimesel kehtiv kutsetunnistus personalitöös, siis see on võimalus tööturule eristuda. Nagu enne juba ka rääkisin, tõstab veidikene ka enesekindlust, et jah, ma teen tõepoolest head tööd. Ma olen oma töös kompetentne ja osav. Ja nagu ka enne rääkisin, et ta on siis ka enesearendamise tööriistana täiesti kasutatav, et ma vaatan otsa kutsestandardile ja ma saan tegelikult aru, milliseid oskusi ma peaksin endas veel arendama või millist kogemust ma võiksin veel juurde saada. Et kas oma arengut või karjääri planeerida. Lisaks on võimalik kindlasti kutsetunnistusega lisada juurde kraade oma persoonibrändingule. See on jällegi üks selline eristumise võimalus. Ja nagu rääkisin, et see kehtib siis ka nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil, kuna ta vastab Euroopa kutsekvalifikatsioonisüsteemile. Siin on näiteks Helo Tamme pilt, tema kohta võib kohe öelda, et nii kui tema läks välismaale tööle, ta lasi notariaalselt tõlkida ära oma kutsetunnistuse ja see kehtis ka sealses välisriigis, kuhu ta läks. Nii et abiks ka tööelus välismaal. Ja lisaks oleme me nüüd sellest aastast välja töötanud elektroonilise kutsemärgise ja seda saab siis kasutada kutsetunnistuse omanik kutse kehtivuse perioodil. Ja ütleme, see on nagu võib-olla uue ajastu märk ka, et kui algselt ütleme, pikka aega on nii tavaks olnud, et ma panen uhkusega seinale omal pabertunnistuse, siis kui palju me täna saame käia üksteise kontorites, et sellega siis nagu hiilata või seda siis nagu esile tõsta kuidagi. Aga me kasutame väga palju elektroonilist meediat ja kindlasti saab elektroonilise märgise lisada oma CV-sse, meili alusesse, saab lisada ka sotsiaalmeedia kanalitesse oma profiilile või tekstide juurde, nii et see on kindlasti üks võimalus silma paista jällegi. Aga siit ma annan sõnajärje üle Kadrile, kes räägib siis kutseprotsessist. Just, et ja mitte ainult siis kutseprotsessist, vaid kõikidest eksami osadest ka ja võimalikult detailselt. Et ma olen natukene meelevaldselt püüdnud need 4 taset kõik nii-öelda ühte slaidikavasse kokku panna, et kui sul mingi hetk tekib küsimus, et et ma nüüd täpselt ei saanud aru, et kas see info käis nüüd taseme 5 kohta või taseme 6 kohta, siis ole julge, küsi kohe, et pigem ongi selline interaktiivne vestlus kõige parem vorm seda infot jagada. Aga lihtsalt teile nagu taustainfoks, et nii-öelda kutsetunnistus, kutsestandard. See nimi ütleb juba ise ära, et tegemist on sellise praktilise teemaga. Ehk et kutsetunnistuse taotlemise eeltingimuseks on kindlasti töökogemus.
või siis koolilõpetajate puhul praktikakogemus, et ilma selleta kahjuks kutseeksamile tulla ei saa. Ja nagu ka Kärt eelnevalt ütles, et kogu selle kutsesüsteemi aluseks on kutsestandardid, siis nii-öelda see baas või piibel kutse taotlemisel ongi kutsestandard. See on esimene dokument, mille sa avad ja millega sa tutvuma hakkad. Ja kui nüüd me läheme konkreetselt protsessi juurde, siis esimene samm on enesehindamine ja sa hakkad hindama iseennast vastu kutsestandardit. Sa kõigepealt nii-öelda, mida me soovitame, et sa loed võib-olla need 4 standardit läbi, et sul tekib selline taustateadmine sellest nii-öelda kutsesüsteemist ja nendest standarditest tasemete lõikes. Ja kui sa näiteks vaatad, et et mu kogemus vastab tasemele 6, siis nii-öelda sa loed selle standardi väga detailselt läbi ja vaatad, kas sinu kogemus on esindatud kõikides standardis välja toodud tegevusnäitajates. Kui sealt kahjuks on miskit puudu, siis seda taset sa taotleda ei saa. Miks? Sest kutsestandard on miinimumnõuete kogum ja seda meil hindajad väga selgelt ka nii-öelda jälgivad, et meil on olnud juhuseid, kus inimesed on tulnud nagu lihtsalt proovima, et põhjendanud, et et ma nägin, et mul selles valdkonnas kogemust ei ole, aga ma tulin proovima. Et kahjuks kutseeksam selline proovivärk ei ole, et sa pead vastama kõikidele välja toodud tegevusnäitajatele. Ja järgmine samm, kui sa oled näiteks enesehindamise alusel leidnud, et tase 6 on see, millele ma vastan, siis sa hakkad täitma töömappi. Kõik töömapi vormid on leitavad Pare kodulehelt vastava siis kutsetaseme kirjelduse all. Peamenüüs on siis taotle kutset ja sealt alt nii-öelda rippmenüüst avanevad siis kõik tasemete kirjeldused ja sellega seonduvad dokumendid. Täidad töömapi ära ja siis esitad selle täidetud töömapi koos avalduse. Jah, sellest aastast me enam ei küsi ID-kaarte, aga siis koos avaldusega esitad meile. Ja etteruttavalt võin juba öelda, et siis 11. märts on see tähtis kuupäev, kui me ootame siis töömappe märtsikuiseks eksamiperioodiks. Ja peale taotluste esitamist on 2 nädalat aega, et kas tase 5 puhul valmistuda kirjalikuks eksamiks ja tase 6, 7 ja 8 puhul on kirjalikuks osaks koduse kaasuse lahendamine. Ja juhin ka tähelepanu, et kirjalik eksam, mis toimub siis personalispetsialist taseme 5 taotlejatele, on nii-öelda online keskkonnas sooritatav nii-öelda avatud küsimustik siis nii-öelda. Ma räägin sellest hiljem ka täpsemalt ja kodune kaasus oma olemuselt on situatsiooni kirjeldus, millele siis hindajad ootavad sellist sinu nägemust, sinu analüüsi. Ja järgmise taseme või järgmine etapp on siis juba vestlus. Personalispetsialist tase 5 puhul on vestlus hindamiskomisjoni otsuse alusel. Mida see tähendab? Et kui sul on sooritatud kirjalik eksam positiivsele tulemusele, töömapp on hinnatud piisavaks, siis tehakse kutseotsus nende 2 etapi põhjal ja vestlusele ei kutsuta. Ma hiljem natuke räägin, et mis juhtudel vestlusele kutsutakse taseme 5 puhul. Aga vestlus on kohustuslik personalijuhi tasemetele 6, 7 ja 8. Sealt edasi on tasemete 7 ja 8 puhul ka vestlus taotlejajuhiga. Et
jah, me oleme eeldanud, et ta on otsene juht, aga võib olla ka näiteks juhatuse liige või mingi teise osakonna juht, kes nii-öelda suudab siis nii-öelda kaasa rääkida teie kompetentside osas, kes on näinud nii-öelda teie tööd kõrvalt või kes on kokku puutunud teie tööga. Ja sealt edasi on siis otsus ja tagasiside. Ja tagasisidet me anname siis igal juhul. Selline üldisem tagasiside on siis, kui otsus on positiivne ja selline detailne ja väga põhjendatud tagasiside on sellisel juhul, kui otsus on negatiivne. Ja põgusalt ka kutse taastõendamise osas. Põhimõtteliselt protsess on sama, välja arvatud see kirjalik osa. Ehk siis täidetakse ära töömapp, esitatakse taotlus kutseandjale ehk meile, Parele. Ja juhul, kui nüüd hindajatel tekivad täiendavad küsimused või mingisugused kahtluse kohad lähtuvalt siis töömapist, siis kutsutakse see taastõendajaga vestlusele. Aga minu praktika jooksul, mis on siis 5 aastat, on vaid üks taastõendaja kutsutud täiendavale vestlusele. Ja samamoodi protsess lõpeb otsusega ja tagasisidega. Ja läheme nüüd üks samm detailsemaks. Ma olen püüdnud nii-öelda need 4 taset kokku kirjutada 3 etapi vaates ja me edaspidi vaatamegi siis nii-öelda etapi põhjal edasi. Esimene etapp, nagu ma juba rääkisin, on siis töömapi esitamine ehk siis hindajate vaates hindamine dokumentide alusel. Vaadatakse, kuna töömapi esimene osa on CV, siis kõigepealt hindajad vaatavad teie CV-d. Teine osa on kohustuslikud kompetentsid, mis on see kõige tähtsam osa ja 3. osa on siis näidisdokumendid. Näidisdokumentidest räägin hiljem täpsemalt. Teine etapp on siis kirjalik eksam taseme 5 puhul ja kodune kaasus personalijuhi tasemete puhul. Taustainfoks võin juba välja tuua, et kirjalik eksam koosneb siis 20 kuni 25 avatud küsimusest ja mida aeg edasi, seda rohkem me oleme pikkinud küsimustiku sisse ka selliseid minikaasuseid. Ehk on mingisugune situatsiooni kirjeldus põgus ja küsitakse, et näiteks mida sina personalispetsialistina sellisel juhul teeksid. Ja siis lihtsalt vaadatakse, et sinu analüüsimisoskust, seoste nägemise oskust ja nii edasi. Ja mainisin ka juba koduse ülesande puhul, et tegemist on sellise situatsiooni kirjeldusega, kirjeldatud mingid ettevõtted väga detailselt, välja on toodud ka arvnäitajad, finantsilised näitajad ja siis palutakse taotlejal nii-öelda analüüsida seda kaasust. Ette on antud ka nii-öelda sellised suunavad küsimused, aga üldjuhul hoitakse seda koduse kaasuse lahendust väga vabas vormis, et tahetakse näha, et mismoodi see taotleja täpselt mõtleb. Ja seal on oluline ilmselt ka selline sõnavara kasutus, et sealt tuleb juba välja, kas sinu sõnavara kasutus on professionaalne. Absoluutselt. Ja seda ma olen hiljem ka maininud, aga kuna Kärt selle juba välja tõi, siis ma arvan, et me peamegi seda kordama, et mida hindajad vaatavad erialast kaasaegset terminoloogiat. Näide, kaadrivoolavus versus tööjõuvoolavus. Et selle kaadrivoolavuse osas on nii mõnigi taotleja kutsutud vestlusele, et ikkagi see kutsestandard ja ka hindajate poolt antud sõnumid on see, et personalitöötaja peab ikkagi nii-öelda ajaga kaasas käima, jälgima trende, et olla nii-öelda väga hea partner. Ja sealt ka see erialane terminoloogia, et kirjutage see endale üles, see on väga oluline. Ja nii-öelda 3. etapina siis võime öelda, et on see intervjuude etapp
Nagu ma ütlesin, tase 5 puhul on ta pigem selline nagu teoreetiline osa, mitte praktiline seetõttu, et ma võiks öelda, et 80% tase 5 taotlejatest pääsevad ilma täiendava vestluseta. Ja intervjuu juhiga toimub siis ainult tasemel 7 ja tasemel 8. Ja väga oluline punkt on ka see, et intervjuul on lõppkokkuvõttes määrav tähtsus kutseeksami läbimisel. Et vahepeal, kui tekib küsimusi või ei saa aru, et kohe küsige, et Kärt vaatab meil siin chati ka, et minul midagi kaduma ei läheks. Nii, ja lähemegi siis esimese etapi juurde, milleks on siis töömapi koostamine. Nagu ma juba mainisin, et töömapp oma olemuselt koosneb 3 osast. Esimene on siis CV, teine on siis, mis teil ka siin pildil näha on, küll väga väikeselt, aga lihtsalt nagu näete seda struktuuri, on kohustuslike kompetentside tõendamise plokk. Ja 3. osa on siis näidisdokumendid. Kui te näete seda kirja siin kursiivis, siis see on antud teile suunisteks, juhised. Et tegelikult te kustutate kõik selle kursiivis kirja ära ja hakkate kirjutama sinna oma kogemust. Ja see töömapp, et olgugi, et siin on olemas suunavad küsimused, siis palun võtke kõrvale vastava taseme kutsestandard, sest kutsestandardis on välja toodud väga detailselt need tegevusnäitajad, mida hindajad teilt ootavad. Et ainult töömapi juhistest kahjuks ei piisa, et see võib-olla jääb liiga üldsõnaliseks hindaja jaoks, et palun võtke siis see kutsestandard sinna kõrvale. Ja kui me räägime sellest vormist veel, et siis siin all on 2 rida, ehk et me soovime teada ka seda organisatsiooni või organisatsioone, kus te seda kompetentsi rakendanud olete. Ja viimane rida jääb tühjaks, et seda täidab hindaja, et tema lisab sinna oma kommentaarid ja koondhinnangu teie mapi osas. Ja ütleme, et kui sa oled olnud kaasatud rohkematesse projektidesse või ülesannetesse, kui su ameti kirjeldus ette näeb või ametijuhend ette näeb, siis kindlasti kirjelda ka neid. Sellepärast, et kui te tähelepanelikult vaatate seda kutsestandardit, võib-olla te täna ei ole seda teinud, võib-olla te ei tee homme ka, aga kunagi äkki teete, siis kutsestandardi üks osa on läbivad kompetentsid. Seal on projektijuhtimist, seal on protsessijuhtimist, seal on keeleoskust, seal on suhtlemisoskust, digioskused ja nii edasi. Et mida paremini te kirjeldate või mida laiemalt te kirjeldate oma kogemust, seda paremini saavad hindajad aru ka nendest läbivatest kompetentsidest. Ja kui ma siin juba seda keeleoskust mainisin, siis mida aasta edasi, seda olulisemaks muutub ka keeleoskus. Ja meie hindajad ma ei saa öelda, et testivad, aga ütleme, et vestluste käigus nad võivad sisse lülitada võõrkeelseid küsimusi. Et vastavalt siis sellele, et kas teil on märgitud teiseks võõrkeeleks inglise keel, vene keel ja nii edasi. Ja mina mäletan oma eksamist ka, et kui me väga järsku lülitusime inglise keelele üle, aga see minu igapäevatöös oli tavaline, nii et ei olnud üleüldse probleem, aga tahan veel rõhutada, et mitte ainult võõrkeeleoskus ei ole oluline, vaid ka korrektne eesti keele kasutus. Absoluutselt. Ja ma ütlen, et see ei ole niivõrd probleemiks täna olnud töömaailma taotlejate seas, kui just koolilõpetajate seas. See uus põlvkond, kes tuleb sellest chattimise kultuurist, lühendite kultuurist ja see teksti sidusus ja nii-öelda linkide loomise oskus on see, mida hindajad ka sealt mapist vaatavad.
et selline nagu eneseväljendusoskus nii kirjalikult kui ka suuliselt on väga oluline. Tekkis sul veel äkki mingi kommentaar siia juurde? Ma arvan, et võib-olla tundub, et see kõik on nii palju nõudeid ja nii palju peab valmistuma, et rõhutan veel kord üle, et kui sul on olemas kogemus, kui sul on olemas oskused, siis on see töömapp kokku kirjutamise vaev. Ja see võtab aega, lihtsalt selleks peab eraldi, mina oma kogemusest ütlen, et jah, seda on võimalik teha ka kiirustades, aga väga mahukalt. Ja loomulikult on võimalik unetundide arvelt aega varastada. See ei ole siiski mõistlik ja ma seda ei soovita. Nii et võimalikult vara hakata seda kokku panema ja kuna töökogemust saab haarata erinevatest organisatsioonidest, mis sul varem on tulnud, et siis igasuguste selliste materjalide kogumine, mida ma olen teinud ja sinna siis näidiste toomine, see võib võtta teinekord aega näiteks, et sa ei saa võib-olla sellest eelmisest organisatsioonist, kus sul see kogemus on tulnud, sa ei saa enam neid näidiseid kätte, ja siis läbi mõelda, et kuidas ma seal need isikuandmed või sellised konfidentsiaalsed andmed ära peidan, et kõikidele sellistele nüanssidele tasub ka veel mõelda ja aega varuda tõepoolest, et eksamiks valmistuda ja töömappi kokku kirjutada. Eksami intervjuu osas minu nõuanne või eksami sooritaja nõuanne on, et ma ei tea, et kõige rohkem ennast mitte närvi ajada sellest, et ma saan aru, eksam on selline olukord, mis paratamatult tekitab ärevust, aga võtta seda, kui sa teed seda enda jaoks, et sa saad ise tegelikult väga head tagasisidet, et mis osas eksperdid hindavad sind väga kõrgelt, näiteks tunnustavad ja kiidavad ja mis osas nad toovad välja, et mida võiks veel arendada. Ja see on sinu enese arengu jaoks üks väga hea koht tegelikult. Nii et võib-olla see pinge, et need hindajad või eksperdid, kes sul seal vastas on, need ei tasu karta, vaid võtta neid kui abivahendid sinu enda jaoks. Et see on minu nõuanne. Ja võib-olla siis tullagi sellise vabama suhtumisega sinna, et mõnikord me näeme, et inimesed on hästi pinges enne eksamit. See on küll hästi loomulik, aga tehke endaga tööd, et see pinge maha võtta. Ja nüüd muidugi on eksamid piirangute tõttu virtuaalsed, et siis on jälle see teistmoodi see õhkkonna loomine seal, aga see on ka eksami läbiviijate ülesanne siis luua selline vaba õhkkond, aga ise aidake ka sellele kaasa. Ja, et ma tahtsin veel siia juurde lisada, et nagu Kärt ütles, et et võib-olla tundub esmajoones, et nii palju nõudeid, kuna meie tegelikult selline eesmärk on toetada taotlejaid võimalikult palju, siis ka see tänane nagu klubi või see esitlus on üles ehitatud just seetõttu, et teie saaksite võimalikult palju näpunäiteid, soovitusi, kuidas teha ja kuidas mitte teha. Et meie nagu 100%-ga toetame teid ja tahame, et teil hästi läheks, et meie töötame selle nimel. Et sellepärast ka ma nii-öelda võib-olla lähen vahest detaili või tundub midagi hirmutavat, aga just selle tõttu, et teid ette valmistada, et teil oleks nii-öelda turvaline tulla sellele eksamile. Ja 5. tase saab ju ka kasutada hindamisteenust, mis annab võib-olla sellise topeltkindluse, et kas mu töömappis on veel midagi puudulikku, kas seda on vaja veel kuidagi moodi täiendada või juhibki töömappi hindaja siis tähelepanu nendele puudustele, kas siis terminoloogias või siis kas või see sama formaat, et sa pead mina vormis selle mapi kokku panema, et seda ära ei unustaks, et sellistele detailidele oskab veel see hindaja tähelepanu juhtida enne, kui päris eksam esitada.
Aga Kärt mainis ühe väga olulise asja, millele ma nüüd järgmisena tähelepanu osutaksin. Et see 3. bullet on see mina-vorm ehk meie töömapp on üles ehitatud nii, et sa pead kõiki tegevusi läbi enda fikseerima või kajastama. Et miks see on oluline ja miks seda vaadatakse, sest kui töömapis on lause, et koostasime värbamispõhimõtted, siis hindajad kohe niimoodi, et oota, kes see koostas? Kes need koostasime ehk kes need meie seal taga on ja et nemad tahavad täpselt teada, et mida tegid sina, mis oli sinu roll nende põhimõtete koostamise juures näiteks. Ehk et proovida, ma kujutan ette, et mida taset kõrgemaks läheb, seda raskem on kirjutada mina vormis, sest kui personalijuhil on alltiim, kes teeb neid asju, siis ongi väga raske, aga see on võimalik. Natuke tuleb seda nagu mõtlemist töömapi täitmise ajaks natuke teisele lainele kruttida, et saab küll, olen näinud. Ja Kärt tegi ka selle kõik läbi. Ja selles mõttes ma ei ütle, et see oleks olnud raske, et igas protsessis on sul mingisugune roll personalitöö valdkonnas, et nende tegevusnäitajate juures, et mis tasemel sa oled oma organisatsioonis, sellest sõltub ka ju see roll või siis mis projekt parasjagu ette on võetud, et kas sa oled selle algataja eestvedaja, oled sa kaasatud sinna kuidagi, sa saad selle ikka lahti kirjutada ka siis, kui sa oled strateegilisel tasandil või sa oled päris nagu hands-on ellu viia. Et mõlemal juhul on see võimalik kirja panna. Ja see esimese bulleti taga olev näide, jah, ta on täna pigem tase 5 näide, aga et ka teised, kes mõtlevad personalijuhi tasemete peale, et te saaksite aru, millise detailsusega me seda kirjeldust ootame. Ja miks me seda ootame nii detailselt? Sellepärast, et esimene hindamine toimub pelgalt kirja pandu põhjal, et teie peas võib olla väga-väga palju infot, aga kui see ei ole kirja pandud, siis hindajad seda hinnata ei saa. Ja seetõttu, mida detailsemalt sa kirjutad, seda parem. Jah, paljud küsivad, et aga et on ju mingisugune piirang, kas lehekülgede raames, sõnade raames. Jah, meil on tasemete lõikes see piirang erinev. Tase 5 on 2000 sõna, tase 6 on 2500 sõna. Juhin tähelepanu sõna, mitte tähemärki, sõna. Ja tase 7-8 oli 3000 sõna. Ja meil on hindajatega seega läbi räägitud, et isegi kui sul läheb üle, et on 2000 sõna lubatud ja sul tuleb 3000 sõna, siis mitte keegi sellest numbrit ei tee. Numbrid tehakse sellest hetkest alates, kui 2000 asemel on 6000 sõna. Ehk siis hindajatel tekib küsimus, et okei, see on see eneseväljendus, et kas sa oled suutnud oma tegevusi prioritiseerida, kas sa oled suutnud ennast väljendada võimalikult lühidalt ja selgelt. Et seal tuleb see koht välja. Aga kui ta läheb sul natukene üle, siis selle üle kuidas ma ütlen, ei kaevata. Ei nurisata, jah? Just. Ma võin seda kinnitada, mina kindlasti kirjutasin üle selle normi, aga minu soovitus siin on, et pange juurde näidisdokumente, pange juurde linke. Näiteks, kui te olete teinud mingisuguse värbamiskampaania või mis iganes kodulehel on mingisugune teie tehtud asi, et sellele saab viidata läbi linkide näiteks. Et see aitab võib-olla seda teksti ka lühendada ja tuua väga häid näiteid, millest hindajal on väga selge aru saada, et mis on tehtud ja kirjeldage sinna juurde siis teie rolli selles. Just, et jõudsimegi siit sujuvalt näidisdokumentide juurde, et Kärdi soovitus, et lisage linke on väga-väga hea soovitus. Ja miks? Sellepärast, et näidisdokumente
ja te saate lisada, aga ka nendel on kahjuks piirang, et 10 näidisdokumenti on kuni 10 siis ütleme, on see, mida siis hindajad nii-öelda on soovitanud, et 10 on okei. Vahest on olnud 2-3 korda rohkem näidiseid ja siis tekib taas kord hindajatel küsimus, et kas taotleja on ikkagi läbi mõelnud oma ülesannete prioriteetsuse. Ehk et sa töömappi tood ka nagu enda kõige tähtsamad ülesanded ja kui sa näed, et maht hakkab täis saama, siis sa pead hakkama prioritiseerima. Et milline näidisdokument see kõige nagu asjakohasem sellel hetkel on. Veel üks nõuanne siin, ärge pange mahukat dokumenti täismahus, vaid võtke välja võte dokumendist, mis näitab ära sellise olulise osa teie rollist seal. Et see aitab ka hindajaid natukene säästa sellest mahuka materjali läbitöötamisest. Aga Kadri on tulnud üks täpsustav küsimus, et mitu tuhat sõna tase 5 töömapis oli? 2000. Ja siis kas näiteks võiks värbamisteemalisi artikleid töömapile lisada? Absoluutselt. Kui sinul on olnud selle artikli loomisel konkreetne roll, loomulikult võib panna. Ja näidisdokumentide osas on väga oluline ka seda nagu välja tuua, et need lisatakse vaid juhul, kui sa oled loonud selle dokumendi tervikuna ise või kui sa oled loonud olulise alapeatüki mingisugusest suuremast dokumendist. Et neid dokumente, mida sul pole olnud võimalust koostada, siis neid ärge lisage, et ala, et ma toon välja, et millised on meil, ma ei tea, töökorralduse reeglid, aga ma ei ole sinna, et ma ei ole nagu kaasatud olnud nende reeglite koostamisse, siis see ei tõenda sinu kompetentsi ja seetõttu ei sobi kahjuks näidisdokumendiks. Mõtlen, kas ma siin näidisdokumentide osas midagi oskan veel teile välja tuua. Sobivad ka, kuidas need eesti keeles on, kuvatõmmised või? Näiteks, kui on tegemist mingisuguse intraneti siseleheküljega, mida ei ole justkui võimalik nagu, ma ei tea, lisada mingisuguse, ma ei tea, tavapärase dokumendina, siis on ka väga okei teha sellest kuvatõmmis, kui sina oled loonud näiteks selle siseveebi lehekülje oma valdkonnas. Siin jällegi mõelge ettevõtte konfidentsiaalsusreeglitele ja andmekaitse nõuetele, et sellega kooskõlas oleksite, sest ka hindajad panevad seda tähele, kui te olete avaldanud liigselt andmeid neile. Ja näidisdokumentide osas võib-olla nii palju veel, et on olnud juhuseid, kus puudub võimalus näidisdokumenti lisada seetõttu, et ettevõttes on väga konkreetsed reeglid, et ei tohi jagada, et ei tohi mälupulkadele salvestada, mida iganes. Sellisel juhul me oleme aktsepteerinud seda, et sa kirjeldad seda dokumenti, mis dokument oli, mis ta sisaldas ja milline oli sinu roll selle dokumendi koostamise juures. Et sellisel juhul me saame need näidisdokumendid ka nii-öelda arvestatud. Aga on olnud ka juhuseid, kus hindaja on läinud ettevõttesse koha peale, vaadanud ära, okei, need dokumendid on nii-öelda töömappi osad, öelnud väga hästi, sobib ja tulnud ära ja taotleja on kenasti saanud kutse. Aleksandra on vahepeal küsinud, et kas värbamiskuulutus on ka dokument või ainult käskirja tavaliselt. Värbamiskuulutus võib olla näidisena, kui sa oled juurde kirjutanud, mis on sinu rolli olnud selle koostamisel. Just, et tase 5 puhul väga, väga asjakohane näidisdokument. Miks ka mitte teiste tasemete puhul? Absoluutselt, ja. Ma kuidagi olin praegu tasemes 5. Midagi ma tahtsin siin veel öelda, aga mul vist tuleb meelde saad lisada. Natuke lendas kuskile ära. Ja, okei, lähme edasi. Ja juhul, kui vahepeal meelde tuleb, siis ma lisan ja vahele.
Ja minnes nüüd selle teise etapi juurde, milleks on siis kirjalik eksam tase 5 puhul ja kaasustase 6, 7, 8 puhul. Ja nagu ma eelnevalt juba ka ütlesin, et kirjalik eksam koosneb siis 20-st, siin on küll 21, aga sest see 21 on meil juba viimasel ajal olnud nagu miinimum küsimuste nii-öelda kogum. Ja kirjalik eksam jälgib samamoodi kutsestandardi ülesehitust kohustuslike kompetentside osas. Ja need 5 valdkonda, mille osas siis teile siis küsimusi esitatakse, on siis personalitöö korraldamine, sisekommunikatsioon, värbumine, valik, tasustamine, arendamine ja hindamine. Ja iga alavaldkonna kohta küsitakse 3-5 küsimust. Ja nagu ma enne juba ütlesin, et tegemist on avatud küsimustega, et see ei ole test. Ja mida aeg edasi, seda enam on hindajad näinud seda väärtust, mida nad saavad nende lühikaasuste hindamise puhul. Ehk nad saavad sealt sellest taotlest väga hea ülevaate. Seega on lisatud iga alavaldkonna nii-öelda küsimuste hulka ka üks selline minikaasus. Aga töötavatel inimestel ei ole sellega kunagi probleemi, pigem nendele meeldivad need kaasused, sest nad saavad nii-öelda ennast panna selle töö konteksti ja siis juba nii-öelda mõte läheb kenasti liikuma ja vastused jooksevad hästi. Ja see minu kogemus oli ka selline, et ma sain kaasuse, mis oli logistika ettevõttest merekonteineritega seotud. Alguses ma ehmatasin ära, et ma ei tea sellest valdkonnast ju midagi. Minu kaasus oli seotud tööjõu planeerimisega. Tegelikult tulebki keskenduda sellele, mis on see personali juhtimise ülesanne seal. Valdkonna mõistes maksab teha põgusat taustauuringut, mis on selle valdkonna trendid, suunad, mis võivad mõjutada näiteks, minu puhul oli see tööjõu planeerimise ülesanne, et natukene taustauuringut selles valdkonnas teha, kui see satub teile täiesti tundmatu valdkonna, mulle sattus. Aga üldiselt on väga personali juhtimise, personali töö keskne. Ja kirjalikust eksamist on nii palju, et see toimub meil online keskkonnas, et nii-öelda tavatingimustes ta toimub meil Tallinna Majanduskoolis, aga ilmselt nüüd uuesti piirangute tingimustes ta toimub nii-öelda reaalajas oma arvutis, aga te olete nagu Zoomi kohtumisel, et ma näen, mida te teete ja ütlen etteruttavalt ära, et sellistes piirangute tingimustes see suuline vestlus tasemel 5 on pigem kindel. Et hindajad on seda nagu palunud, et kui toimub eksam nii-öelda väljaspool eksamikeskkonda ehk väljaspool Tallinna Majanduskooli, et siis kutsutakse need taotlejad vestlusele. Kadri, kas eksamil tohib kasutada neid dokumente, mis on igapäevasest tööelust kui ka praktikaperioodil loodud? Kirjalikul eksamil. Aleksandra, kas sa tahad võib-olla täpsustada, kas sa küsid eksami kohta või sa mõtled näidisdokumentidena? Tere, jah, ma vabandan natuke hilja, kirjutasin küsimuse, et ma mõtlen selle töömapi osas, kas tohib kasutada neid dokumente, mis ma tööl teen personalitöö nagu valdkonnast, kui ka neid, mis ma praktikal tegin näiteks? Ja, absoluutselt. Aitäh. Et need sageli ongi sellised täiendavad, et täiendavad 11. Ja võib-olla nüüd töömapi või nüüd tuli meelde, aitäh Aleksandra, nüüd tuli meelde, et tahtsin öelda, et hindajad on nii-öelda soovitanud, et iga selle nii-öelda kompetentsi kohta võiks olla üks näidisdokument, et ala personalitöö korraldamine, üks näidisdokument ja nii edasi. Et see oli see, mis ma tahtsin ka veel maha öelda. Ja kirjaliku eksami osas, et 2,5 tundi on aega siis seda nii-öelda küsimustikku täita. Minu kogemus ütleb, et enamus jõuavad ja alati on esindatud skaala erinevad otsad. Need inimesed, kes lõpetavad 45 minutit peale alustamist ja need, kes küsivad nagu seda 5 minutit veel juurde. Aga ütleme, et see suurem osa jääb sinna keskele ehk et see 2,5 tundi on täiesti piisav selle kirjaliku osa sooritamiseks.
Ja kui me läheme siis nii-öelda selle koduse kaasuse juurde, siis selleks on aega circa 5 päeva ja me tavaliselt või mitte tavaliselt, vaid me oleme kokku leppinud, et me edastame selle koduse kaasuse vahetult enne nädalavahetust. Et ei ole nii, et ma esitan esmaspäeval sulle kaasuse, ütlen, et palun reedeks nüüd lahendust, vaid ikkagist ma esitan näiteks neljapäeval kaasuse ja ütlen, et järgmine kolmapäev kell 10 palun siis seda lahendust meile tagasi. Et see nii-öelda siuke nagu nädalavahetus on küll puhkamiseks, aga sageli, kui on sellised ühekordsed projektid, siis see nädalavahetus nagu kulub marjaks ära. Ja et anda siis nüüd põgus ülevaade lihtsalt sellest, et mis tüüpi küsimusi me küsime. Et meil on palju aega, 9 minutit. Et korraks vaadake neid küsimusi. Ja näiteks te võite esimese küsimuse puhul kirjutada chati vastused, et mis teie arvate, et mis need vead võiksid olla? Vahepeal me võime vastata siis Cassandra küsimusele, et kui personalitöö kogemus pole piisav, et seda on kõigest aasta, siis kas eksamiks piisab ka praktikast ja millises mahus ja milliseid näpunäited sa siin tooksid? Ja me ei ole algusaastatest saati määranud ära kogemuse pikkust. Miks? Sest nii-öelda need inimeste kogemused on niivõrd erinevad, et mõni võib saada 4 kuuga ülevaate ja nii-öelda saab teha nendes personalitöö valdkondades nii-öelda piisavalt asju, et kokku panna, aga näiteks teine spetsialist, kes on näiteks olnud 5 aastat konkreetselt ainult tasuvaldkonnas, aga ei ole värbamisega kokku puutunud, kahjuks kutset nii-öelda omandama tulla ei saa, seetõttu, et tal see üks tükk puudub. Ehk et aeg ei ole määrav ja praktika, mis see praktika küsimus? Kas eksamist piisab praktikast? Ma võin öelda, et on jah piisanud, sellepärast, et tänased koolilõpetajad, osad on puhtalt praktika pealt teinud eksami, aga ma ütlen, et need on olnud väga sisulised praktikad. Et kõik sõltub sellest sisust, mida ja kui palju sa saad teha. Aeg ei ole oluline, oluline on see, mida sa oled teinud. Nii et laias laastus saan öelda, et jah, praktika kogemuse pealt saab ka tõendada. Näen, et keegi pole veel tahtnud, näed, jälle hakkab tulema, et kuidas nad vastaksid siis näiteks küsimusele, et töökuulutuse avaldamisel tehtud vead, et Jaanika pakub, et liiga palju või liiga vähe infot ettevõtete või ameti kohta, liiga pikk konkursi aeg, nõudmiste hüvede tasakaal paigast ära, vale sõnastus ootuste kohta, valed valitud portaalid otsingutest, kuulutuste disain. Jah, ma usun, et kõik need vastused on täiesti võimalik lugeda õigeks ja seal on kindlasti veel tähelepanekuid, mida saab lisada. Kas kirjavead, ma ei tea, tähtajad, et detailidele pole pööratud piisavalt tähelepanu või kõnetatud valet sihtgruppi. Et nii lihtne see ju ongi tegelikult. Kui sa ise oskad mõelda ja oskad selle vastuse sõnastada, siis on see eksam lihtne. Ja ma lisan siia juurde, et küsimuste osas lisatakse nii-öelda või küsitakse sinu arvamust. Mida sina selles olukorras teeksid? Põhjenda oma arvamust. Milliseid valikuid sa teeksid, miks, et need ei ole sellised nagu teoreetilised küsimused, et sellised nagu õpikutarkust me ei aja taga, vaid me tahame saada aru, et mis on selle taotleja sees erialases võtmes ja sellepärast nagu kogu see vastamine ka käib läbi taotleja ehk mida mina teeksin, miks ma nii arvan, ma põhjendan oma vastust. Et selles mõttes ta on nagu suhteliselt inimlik, et ta ei ole nagu küsitud mingeid valemeid teoreeme, vaid ikkagist nagu läbi sinu, et mida sina teeksid. Jah, pähetuupimisest ei aita. On vaja ikkagi sellist praktilist kogemust ja teadmist valdkonnast. Just.
aga ütlen koolilõpetajate kommentaar, et ka teoreetilise baasi pealt saab mingid küsimused ära vastatud. Saab jah, kui sa oled osanud enda jaoks luua need seosed. Just. Et tuupimine jah, siin ei ole ilmselt lahendus. Nii, aga lähme siis edasi. Ja viimane etapp on intervjuu ja siin ma kohe ütlen, et sellises tavaprotsessis, et kui see tasemel 5 oli intervjuu pigem selline teoreetiline, ehk et kui 2 eelnevat eksami osa olid sooritatud positiivselt, et siis vestlusele ei kutsuta, aga kutsutakse juhul, kui siis üks eksami osa on nii-öelda puudulik, kas siis töömapp või kirjalik eksam. Ja kui me kutsume või oleme kutsunud eksamina ka siis, kui nii-öelda need tulemused on olnud piiripealsed ja see piiripealne ei tähenda seda, et kui meil see lävend on 70%, et sul nii-öelda on 71%, et me kutsume sind vestlusele, ei, me kutsume pigem siis, kui on 68-69, et nagu aru saada, et kus siin natuke siis nüüd valesti läks, et meile tundub, et see nii-öelda kompetents on kõik olemas, aga natukene hindajad tahavad nagu kaevata, et seda nagu konkreetsemalt välja tuua. Aga jah, online ja piirangute tingimustes tuleb siiski arvestada, et hindajad tõenäoliselt tahavad vestlusele kutsuda ka siis, kui töömapp on saanud väga positiivse hinde. Just. Ja selles mõttes julgustuseks ma ütlen ka seda, et kui see intervjuu toimub, siis alati ma nii-öelda suhtlen taotlejaga ja ütlen ära, et kuidas või mis küsimused tekkisid hindajatel seoses töömapiga, kus võib-olla on vaja üle vaadata oma vastused kirjaliku eksami osas. Et ma annan nagu sellised isikesed vihjed taotlejatele ette, et niimoodi ei ole, et umbes kell 5 on vestlus, aga ma ei tea nagu, mis seal üldse saama hakkab. Et ma ikkagist teavitan, et vaata natuke tasustamise teemat, et vaata seal see värbamise küsimuse vastus oli natuke hägune, et vaata need üle, et me kindlasti nagu selles osas toetame taotlejaid. Ja kui me läheme siis kõrgemate tasemete juurde, siis kõrgemate tasemete intervjuu on 60 minutit ja seal hulgas sa nii-öelda esitad oma seda kodust kaasust. Et selline põgus kaasuse tutvustus ja siis juba hindajad lähevad konkreetsete küsimustega edasi. Liisi küsib 5. taseme kohta, et mis aja jooksul toimuvad vestlused peale kirjaliku eksamist. Siin võib öelda, et need on samuti virtuaalses keskkonnas. Just, aga täna meil on planeeritud tase 5 intervjuu päevaks 1. aprill. Me täna ei oska öelda, kui palju meil tuleb tase 5 taotleid, ehk kas sellest ühest päevast piisab või peame võtma juurde lisapäeva. Et see kõik selgub ja kindlasti teavitan kõiki taotleid ka selles osas. Ja tase 7-8 puhul on siis ka selline struktureeritud intervjuu juhiga. Lihtsalt mõtlesin, et ka tuleviku mõttes, et kui täna ei plaani teha, et siis võib arvestada umbes sellise nädalase vahega peale. Ja nädalane vahe, et selle ajaga jõuavad hindajad ka teie kirjaliku eksami üle vaadata ja siis juba vajadusel kutsuda vestlusele. Et jah, nädal on küll see. Meil on veel 1 minut. 1 minut. Ühesõnaga, juhiga intervjuu siin rohkem ei peatu, et on struktureeritud circa 20 minutit, et siis lihtsalt taotleja peab oma juhiga läbi rääkima, et selline protsess ja juhile helistatakse. Ja hästi põgusalt räägin, et mis on olnud siis nii-öelda senised komistuskivid, ongi olnud ebapiisav töökogemus. Pigem see puudutab nii-öelda koolilõpetajaid ja siis võib-olla oma ala tippeksperte, kes on ainult oma alas väga tugevad, aga näiteks ei ole kunagi värbamisega kokku puutunud. Valesti valitud taotletav tase, et pigem see nagu tekib personalijuhi tasemete puhul, ja pole kindel, kas valida tase 6 või 7. Just, et aga me nii-öelda oleme oma hindajatega kokku leppinud, et kes tahab konsultatsiooni telefoni teel siuke 10-15 minutit, et olla nii-öelda täiesti kindel selle taseme valiku osas, et seda me saame organiseerida ja see on tasuta.
ja liiga üldine tegevuste kirjeldus, et see kuulub sinna kategooriasse, et koostasime põhimõtteid, valisime, ma ei tea. Et sa ei ole oma rolli lahti kirjutanud, et mis on olnud konkreetselt sinu ülesanne mingis valdkonnas, kas siis värbamises, tasustamises, mis iganes osa seal tegevusnäitajatest parasjagu kirjeldamisel on. Just, et olge võimalikult detailsed, aga lühidalt konkreetselt. Kadri, millal peale märtsikuist taotlemisvooru võiks olla järgmine voor? Sügisperioodil, november 21. Aga siin tasub tähele panna seda, et hetkel on personalitöö kutsestandardid uuendamisprotsessi läbimas ja meie väga loodame, et sügisest on juba valmis uued kutsestandardid. Nii et kui sa täna vaatad kutsestandardeid ja tahad tulla eksamile sügisel, siis tasub pilk peal hoida nii Pare kanalitel, kus me selle kohta anname uudiseid, kui uus kutsestandard on valmis saanud, kui ka enne sügisperioodi eksamile tulles, et kui sa oled pannud töömappi kokku vana standardi järgi, siis see tuleb kindlasti üle vaadata. Ja, et see on oluline märkus, ehk et kellel vähegi võimalik, soovitan tulla nüüd kevadel taotlema, sellepärast, et süsteem on sisse jooksutatud. Mina tean, mida hindajad tahavad, hindajad ise ka teavad, mida nad otsivad. Et sügisel on selline tegelikult pilootperiood, et kogu uue süsteemi juurutamine, et soovitan soojalt praegult härjal sarvist haarata ja ikkagist need dokumendid meile edastada, sellepärast, et tegelikult on meil natuke rohkem kui nädal dokumentide esitamiseks ja sellega kindlasti jõuab. On võimalik. Just. Oma kindlasti jõuab. Kas meil on aeg läbi, aga kiirelt võib-olla saame veel mõne küsimuse võtta, et on kellelgi tekkinud veel küsimusi? Praegu on see võimalus küsida seda, mis teid täpselt huvitab. Kui ei ole, siis siin on kontaktid. Kadri telefon, Kadri email, meie koduleht kindlasti on koht, kus infot otsida. Seal on olemas ka viited nii kutseeksami toimumise aja kohta, dokumentide esitamise aja kohta, kutseeksamite hinnad on üleval, kutsestandardid leiate sealt. Töömapi vormid, mida te täitma hakkate, nõutavad dokumendid, et kõik protsessiga seondub. Ja kui tekib küsimusi, siis tõepoolest võtke ühendust, kui te ei ole milleski kindlad, et meie ootame teid eksamile. Ja mina selleks siin olen, et aidata teil sooritada edukat eksameid niimoodi, et igal ajal võite, kas just päris igal ajal, aga helistage ja kirjutage, isegi kui see küsimus võib tunduda esmajoones selline vähetähtis või et mis ma sellega tülitage ikka. Ma räägin rohkem ka juurde siis. Aga mina ka tänan omalt poolt. Jah, aitäh osalemast ja kohtume eksamil siis, ma loodan.